Tere kõigile! Meie oleme Kirsid ja täna me teeme chillit. Tere tulemast kuulama järjekordset Kirsi chilli episoodi. Ja tänane episood on meil väga eriline, sellepärast me teeme ühte asja, mida me oleme väga pikalt tahtnud teha, aga seni pole jõudnud. Ühe korra oleme teinud. Oleme teinud juba või? Ja sõprus ja perekonnas mõttes. Ja, tõsi. Nii, aga räägi, millest me hakkame täna rääkima? Tänane teema on siis romantilised suhted, mida me oleme varem ka paar korda juba katnud, aga seekord me küsisime Instagrami stories @KirsiChilli teilt küsimusi ja nüüd me hakkamegi ainult konkreetselt vaatajate esitatud küsimustele vastama, et me ise ei ole nagu ühtegi teemat otsast välja valinud. Just sellepärast, et hakkaski tekkima nagu selline asi, et me tegime saadet ja meil tegelikult tuli nii palju küsimusi teemade kohta, mida me võib-olla ei olnud nii palju puudutanud, siis me mõtlesimegi, et hakata üksi kõigile seal vastama, et teeks parem sellest ühe terve episoodi. Niisiis, mina ei tea ühtegi küsimust. Victoria on kõik need välja valinud, seega saab huvitav olema. Ja ma üritasin neid struktureerida ka või panna niimoodi järjekorda, et see nagu läheks kuidagi loogiliselt. Seega esimene küsimus ongi, et mis on romantiline suhe, et kuidas sa nagu defineerid seda ja millal see hakkab? Ma arvan, et see on tunded või? Esimene asi, mis mulle pähe tekib, vaata. Et selles mõttes, et on inimesi, kes on... Et need on vastastikused tunded. Ja. Muidu see on lihtsalt kiindumus või midagi väga kõhedat nagu. Aga millal sa loed, et suhe hakkab nagu, kas see on mingi käid nädal aega väljas, kuu aega, nagu millal see hakkab? Ma ei tea, ma arvan nagu, kusjuures iga teine, minu esimene suhe oli niimoodi, et ma lihtsalt nagu ütlesin, see tundub suhte moodi ja ma ei rääkinud sellest kordagi. Ja me vist nagu kolme aasta jooksul kordagi nagu lihtsalt ma hakkasin kutsuma teda oma tüdrukuks ja ta ei vaielnud vastu ja siis see nagu läkski niimoodi. Aga pärast seda mul on iga kord olnud niimoodi, et ma mingi hetk küsin, et see on umbes nagu, et kas sa tahad tulla mulle naiseks, see on umbes, et kas sa tahad olla minu tüdruk. Kuidas sinul on olnud selline? Ma ei tea, see oleneb, nagu mul on olnud mitu erinevat situatsioonid, vahel on see läinud iseenesest, et sa oledki olnud nagu mõnda aega koos ja siis see on nagu loomulik, aga mõnikord on ikkagi olnud see, et on nagu konkreetselt räägitud, et kas me nüüd oleme siis ametlikult koos. Minu arust, miks see on oluline, on see, et võib-olla te olete nagu 2 kuud koos, on ju, ja sina mõtled, et okei, meil on suhe, on ju, ja siis teine inimene saad mõne aja pärast, ma mõtlesin, et me oleme lihtsalt nagu sõbrad, kes magavad koos, et ma olen teistega ka vahepeal väljas käinud ja niimoodi vaatan. Et see on selles mõttes, et nagu te ei pea nagu nüüd ära defineerima, et me oleme suhtes, aga te peaksite vähemalt rääkima, millised on teie nagu ootused sellele suhtele, mis iganes, nagu, et see ei pea olema romantiline suhe, aga mis iganes suhe teil on oma vahel, mis on teie nagu ootused, et te oleks nagu teadlikud neist, vaata. Aga nagu miks ma seda ajalist asja küsin, on see, et näiteks kui sa oled inimesega käinud paar nädalat või näiteks alla 6 aja väljas ja siis see nagu lõpeb ära, kas see oli suhe või ei? Aga see on sinu oma küsimus. See ongi see, et kuidas sa ise... Ja. Et mina nagu... Mul on endal ka nagu üks selline kord, kus oli nagu siuke... Ma loen, et mul on olnud 2 suhet, 3-aastane ja 3-kuune ja siis on üks asi, mis oli nagu 2 nädalat. Ja siis mul ongi nagu kogu aeg see küsimus, et ma nagu väga ei loe. Ma neid ei loe. Sellepärast, et seal ei olnud seda, et ma ütleks inimesed, et ma armastan sind, on ju. Siis ma ei tea, ma nagu ise ei loe seda. No siit kohe edasi tulebki, et mitu suhet on olnud, millal oli esimene ja milline kõige pikem? No ma just rääkisin, nii et on sinu kord. Mitu suhet, ma ütleks siis, et on 4 olnud ja kõige esimene oli vist, vist on ikkagi 5. Vist on 5 suhet, sest ja ma ei tea, see nagu esimene ongi siuke, et kas ma nagu loen seda või ei. See oli mingi väga segane värk. See oli mingi 5-6 klassis, see on see, et sa ei ole siukes faasis, kus asju nii tõsiselt. Ma ei tea, kas seda lugeda või ei. Ja kõige pikem 13 kuud. 13. No ehk siis aasta ja kuu nagu. Ja, no minul ei olnud terve nagu gümnaasiumi, mul ei olnud suhteid. Ma kõik käisid väljas, kõigil olid sõbrannad ja mingisugused nagu poissõbrad ja käidi kinos ja hoiti käest kinni, on ju. Mina elasin metsas, tund aega linna sõita ja mina olin nagu, et ei ole ühtegi tüdrukut, kelle pärast ma viitsiks tund aega linna sõita nagu. Ja ma teadsin, et ma leian õige inimese, kui ma viitsin seda teha. Ja siis oligi nagu see, et ma olin just 18 saamas. Ja nagu mingi nädal aega enne seda sain ühe tüdrukuga nagu tuttavaks ja olime peale seda 3 aastat koos. Ja see on minu esimene ja ühtlasi kõige pikem suhe. Ja ühtlasi nagu kõige sellise... See on endiselt nii nagu üllatav või siuke...
ja ei, see oli natuke siuke muinasjutune küll nagu, et ma alati nagu ütlen inimesed räägivad suhetest, ma ütlen, et te ei saa nagu, et te peate reaalseid ootuseid nagu omama. Ja siis ma hakkan mõtlema oma esimese suhte peale, mõtlen, et mida ma ajan nagu, muinasjutu suhted on ka olemas, vaata. Siis oli väga huvitav küsimus, et kas me mõtleme oma eksidest? Kindlasti, jaa. Aga nagu, mida sa mõtled, sellele sa mõtled neist nagu? No, mis olukorras või? No esiteks see tüdruk, kellega me olime 3 aastat koos ja kellega me läksime lahku nüüdseks juba vist mingi 5 aastat tagasi või midagi või 4, midagi sellist. Me oleme nagu, mul ei ole ühtegi teist nii lähedast sõpra või lähedast inimest peale pereliikmete, et ta on nagu ilmselt selline üks nagu, ma ei tea, kas ainus või väheseid inimesi, kes on nii, et kuule, et mul on mega jama elus, mul on vaja, ma olen nagu ükskõik, mis mul toimub, ma lähen nagu kohale. Selles mõttes, et sa ei ole selle inimesega nagu juhuslikult 3 aastat koos, teil tegelikult on mingisugune selline sügavam teineteise mõistmine ja me nagu ise kirjeldame seda omavahel nagu hingesõber. Et nagu see on siuke natukene läila, aga nagu niimoodi on ja nagu ikka mõtleme ja me oleme nagu selles mõttes arutanud ka seda, et huvitav, et kas me võiks siis koos olla uuesti või midagi, sellepärast, et me olime hästi noored, hästi kogenematud ja see oli nagu suurim takistus. Ja nüüd ongi nagu, me oleme mõlemad nagu oma nagu igasugu proovimised ära proovida niimoodi, on ju. Aga noh, selles mõttes see peab ikkagi nagu tulema, et see ei saa olla päris see, et noh, tavai, proovime uuesti vaata. Aga jah, me oleme nagu hästi lähedased sõbrad, nagu kui mul on mingisuguseid küsimusi, ma saan alati temaga rääkida, selles mõttes kindlasti mõtlen. Ja oma teine suhe, me nagu ei suhtle väga, aga ikka vahel, jaa, ma arvan küll. Nagu, aga see on nagu lihtsalt selline, et sa me nagu meenutad või kuidagi või et ma ei tea, kõigest ei tasu ka rääkida. Aga... Ma olin väga üllatatud, sest mul on just see, et ma nagu üldse ei mõtle. Okay. Või nagu osad inimesed, ma olen nagu nii ära blokkinud oma enda peas, et see nagu reaalselt meelest ära. Ma isegi ei suuda osad inimeste nimesid meenutada, sest ma olen nagu teadlikult tahtnud ära unustada kõik. No. Et nagu ma ei mõtle ainult vahel siis, kui ma nagu liigud kuskil ringi ja siis nagu mingite konkreetsete kas kohtade või laulude või nagu mingid asjad toovad sulle tagasi selle mälestuse, siis tuleb, aga mitte, et ma mingi niisama meenutaks seda väga ei ole. Vääratud üks inimene, kellega ma nagu, ta on ainuke inimene, kellega ma veel suhtlen, me oleme nagu hästi head sõbrad ja ongi nagu siis, kui ma temaga kokku saan või nagu see mõttes sõbra mõttes, aga muidu ma küll ei ole mingi ja olid ajad, seda ma ei tee nagu. Ei, selles mõttes, kui ma sellest esimesest suhtest lahku läksin, siis esimesed mingisugune 2 aastat, kui me olime lahus või midagi sellist, siis mul oli ka niimoodi, et ma nagu üritasin nagu meil ei olnud sõbrad Facebookis, ma igalt poolt nagu nagu ei olnud enam tema järgi, et ma ei tahtnud tema mingit sisu pilti, ma tahtsin nagu selle nii ära unustada. Ja mul on kõike eemaldatud igalt poolt. Jaa, aga nagu siis oligi nagu mingi hetk oligi nagu see, et me saime nagu lihtsalt tulime mingi Tartu rongi peal, sattusime nagu tere. Ja siis hakkasid nagu rääkima ja said aru, et selles mõttes, et see inimene on ikka see inimene, jah, et ei ole koos, teil on mingisugused erimeelsused või midagi, aga nagu selles mõttes ta on ikkagi nagu see sama tore inimene, kellega sa olid koos ja siis nagu, ma ei tea, ma olen kuidagi, kui sa nagu saad sellest emotsionaalsest pingest üle, siis ma arvan, see on nagu väga nagu selline, selles mõttes need on lähedased inimesed siiski sulle, et ma arvan nagu, see ei ole mingi kohustus, aga ma arvan, kui sellest nagu üle saada ja hakata uuesti nendega nagu suhtlema, kui nad muidugi olid nagu head inimesed, kui see oligi nagu mingi 6 aega olite koos mingisugune, viskan oma pastaka ära, et kui te olite mingi 6 aega koos ja see oli mingi suvaline asi ja tuligi välja, et ei olnud sinu inimene, siis see on väga arusaadav, et ei suhtle. No siis küsitigi, et kuidas jääda sõbraks inimesega, kellega sul on teema olnud või oled suhtes. Minu isiklik soovitus, nagu see, kuidas mina nüüd sõber olen ühe oma eksiga, oligi see, et ma mingi aasta aega oli nagu 0 kontakti, et me igal pool nagu leiksime ära, sest et nagu meil mõlemal oli vaja seda oma ruumi, et üle saada ja eemalduda ja kõik ära unustada, et see oleks nagu taaskord neutraalne, et ei tekiks tundeid, kui sa hakkad uuesti suhtlema. Ja siis mõlemad olid nagu nii palju juba oma asju läbi elanud, et siis nagu eluteed lihtsalt viisid kokku ja siis nüüd me olemegi nagu sõbrad, aga ma ütleks, et kindlasti peab seal nagu piisavalt pikk paus olema, et mõlemad liiguks oma eluga edasi. Kohe otse edasi ei saa. 2015. Sa saad kohe edasi, kui teil ei olnud mingeid tundeid. Aga siis sul ei olnud teemast. Ja ma just räägingi nagu seda, et see on seda, mida tõsisemad olid tunded, seda raskem on nagu olla. Ja nagu ma räägingi, et meil oli niimoodi, et 3 aastat me üldse ei suhelnud. Selles mõttes, et mingi ala 1 korra aastas vaatasid, et nagu saatsid sõnumeid. Eelmine sõnum oli eelmine aasta palju õnne. Eelmine aasta palju õnne. Vaat mitte midagi vahepeal ei rääkinud.
et selles mõttes see oli nagu selline päris armastus nagu 3 aastat suhe ja ma räägingi, et nüüd on nagu möödas 2012, 4 aastat ja 4 aastat on möödas ja ma nagu tunnen, et me oleme, tegelikult läks mingi 3,5, et ma tunnen, et mul ei ole selle inimesega ühtki pinget. Me oleme nagu täiesti sõbrad, vaata. Ja meil oli ka nagu see, et natukene oli nagu mingi inimene, kellega tema oli koos, kellega nagu mina tundsin, et see on mõnes mõttes see inimene oli nagu vastutav sellest, et me läksime lahku ja kuni nemad olid koos, vaata, kuna nad enam ei ole koos, siis see võib-olla tegi ka nagu lihtsamaks, ma ei tea. Yeah. Aga ma arvan, et kuidas, kui see küsimus oli, kuidas seda teha, siis siin ei ole mingisugust mustrit. Te peate lihtsalt ise mõlemad jõudma enda sees nagu, hästi lihtne, te olete mingi näiteks uute partneritega, see kiirendab kindlasti. Aga vastasel juhul see on lihtsalt sisemine küpsemine ja enda emotsioonidega nagu rahu tegemine, neist arusaamine, nende lahendamine. Ja siin ei ole lihtsalt vastust. Praegune suhtestaatus. Vallaline. Või nagu internetis öeldakse siis single AF. Et jah. Kuidas sul on? Ma olen uue silmarõõmu leidnud. Oled, jah? Või nagu käin väljas, aga ma ei taha liiga sügavuti sellest raskusest, kuna see on nagu nii uus ja algusfaas, siis nagu ma ei saa vaata mitte midagi kinotubada ja nii, seega ma ei hakka veel nagu mingit detail arutama. Okei. Aga ma ei taha varjata tagasi, et me lubasime, et me oleme siin podcastis ausad. Ja. Aga ühesõnaga me ootame huviga siis Victoria, et kui sul on mingid uudiseid, siis ära hoia tagasi. Need uudised kõlavad nagu mingi abielu. Ja. Näiteks minugi poolest nagu. Nii, kas sa usud armastusse esimesest silmapilgust? Ma tean, et sa usud, sul on see mingi olnud. Ja. Mina ütlen, et ma enam ei ole kindel. Nagu ma usun, et seda võib juhtuda, aga ma arvan, et see on väga harukordne ja mul endal ei ole seda varem olnud. Ja nagu ma ei tea, kas see on päris armastus, see on pigem nagu armumine esimesest silmapilgust. See on see, et sa ei tunne seda inimest, sa ei saa teda täielikult ju armastada. Okei, ma olen sinuga täiesti nõus, et ei ole, ma võin niimoodi öelda, et ma olen nõus sellise väitega, et ei ole olemas armastust esimesest silmapilgust, on olemas armumine esimesest silmapilgust, mille te siis muudate armastuseks. Et nagu selles mõttes, et armastus ja armumine on nagu asjad, millel tuleb nagu vahet teha ja selles mõttes, et armastus on selline, et ma lihtsalt nagu, kõik on nagu roosat vatti täis ja sa oled nagu ainult tahad selle inimesega olla ja kõike on ju. Minu arust see on armumine. Jah, ongi armumine, mis ma ütlesin? See on armastus. Okei, ühesõnaga, see on armumine on ju. Ja armastus on siis see, et see kaob ära ja nüüd te endiselt tahate koos olla. Te nagu teete koostööd, te leiate nagu, õpite teineteist mõistma, kuulama nagu kõike. Meil on Praidu armas tütar on ka siin kaamerate taga, nii et kui te kuulete väikseid hääli, siis see on täiesti okei. Nii, kas sa tahad ka midagi öelda selle punkti kohta või? Ma juba ütlesin enda mõtted ära. Okay. Siis see küsimus, millal oli sinu esimene suudlus või milline see kogemus? Ole hea, alusta. Mul oli ka täpselt nagu ei tea vanus, see oli ka vist mingi see 5.–6. klass, nagu see ühe kütiga nagu oli mingi teema ja selles mõttes see suudlus oli väga romantiline. Ma olin nagu temal külas, me olime just mingi filmi vaadanud ja nii ja siis ma pidin hakkama ära minema siuke õhtu. Tal vist ei olnud kedagi kodus ka, see oli suht nagu siuke hämar valgus ja nii ja siis kui ma nagu sealt uksest hakkamata välja minema, see nagu ära saatmine, siis oli see esimene suudlus. Aga mu nagu mõtted peas olid lihtsalt mingi, issand jumal, selline see ongi või nagu seda ma ootasin, nagu see oli nii imelik, see ei vastanud absoluutselt mootustele, see oli pigem nagu negatiivne, ma olin nagu mingi no ja kõlab nagu enamus inimeste esimese suudluse. See oligi nagu esimene kord, pärast see ilmselgelt läks paremaks, nüüd see on nauditav, aga nagu esimene kord oli küll nagu okei. Esimesed korrad ongi enamus inimestel minu arust nii. Minul oli, mina nagu, minu esimene nagu vahekord oli väga ilus ja tore ja kõike on ju. Selline jõuame ära mine ette, kiirusta. Aga minu esimene suudlus oli nagu, ma räägin nagu, aga selles mõttes, ma olin nagu 8. klass vist äkki, ma arvan, või midagi. Ja ma ei olnud nagu elu sees kunagi suudelnud. Ja siis ma olin ühe klassija juures, nagu tema pool, kellega meil oli nagu mingi teema
ja siis oli veel see, et nagu keegi on alkoholiga joonud, siis ta oli mingi tahad proovida või? Ja siis mingisugune tegime mõlemad ühe pitsi, ma ei mäleta, kas see oli mingi konjak või viin, midagi hästi kange, et siis ma olin nagu ja saad aru siis sellest, et hästi saad nagu kunagi ei ole joonud, saad sellest kohe mingi purju ja siis oli nagu siuke nagu kuidagi nagu julgus taga või kuidagi ja siis oli nagu see suudlus ja see suudlus hetk ise oli tegelikult ilus. See oli selline, et nagu suudlesid ja see kadusid sinna ära, et minu selja taga nagu täpselt minu põlveõndlate kõrgus oli diivan ja siis, kui ta natuke minu poole tuli, siis see nagu põrka ja siis ma kukkusin nagu diivani ja tema kukkus minu peale. Ja siis see oli siuke nagu, see on nagu cute, vaata. Miks sul kõik nii perfektne on? Ei, aga nagu see, et me võtsime enne pitsi viina, ei ole midagi perfektset, see on nagu alaealiste joomine nagu. Ja siis, aga kuna keegi oli, ma olin kunagi küsinud ühe vanema koolivenna käest, et kuidas suudeldakse, ma ei tea. Ja siis ma olen sulle seda rääkinud, aga siis ta oli öelnud, et see on nagu sa masseerid teise inimese keelt oma keelega, mis oli võrdlemisi ebaõnnestunud nagu kirjeldus sellepärast, et ma suudlesin nii agressiivselt. See oli nagu rünnak. Aga noh, nüüd ma olen targem, see on tegelikult väga siuke on sul nüüd soovitusi anda inimestele, kes ei ole varem? Jaa, te ei pea suudlema nagu keelega. Ja nagu esimene suudlus, kindlasti jätke keelega. See on nagu mingi viimane asi, mille see on nagu suudlus, suudlus ei ole nõutud keelega. See nagu musi on jah nagu huuled, aga isegi suudelda saab ainult huultega. Ja nagu ärge üritage seda, et ma tahan su kopsusid oma keelega puudutada. See ei ole vajalik. See ei ole vajalik. Pigem hoidke tagasi. Ja mis ma nagu tahaks öelda, et ükskõik, kas sa räägid oma esimesest korrast voodis või esimesest suudlusest, minul oli siuke pinges esimene suudlus ära teha. Ja kõik ammu olid suudanud, kõik olid poissõbrad, tüdruksõbrad on ju. Ja mina olin alati see, kes hästi hilja kõige juurde jõudis suhted, nagu mis iganes suudlused. Ja üksteist ei ole mitte mingit vahet. Nagu, et ärge tundke seda pinget, kui meil on mõni noor kuulaja, kes mõtleb mingi, et kõik on nagu mingi, et ma peaks ka, seal ei ole, lihtne on öelda, aga seal ei ole nagu mitte mingit vahet ja nagu ongi pigem nagu leia see mingi ilus moment, kui see, et mingi, et suudlesime koolipeldikus ja nüüd mul on mingi, see oli rõve ja ma ei tea, mis asi see oli ja nagu selles mõttes, et ära kiirusta. Okei, võib-olla see oli ebaõnnestunud näide, aga liigume edasi. Ja järgmine teema, nüüd laskuma nagu sügavuti. Süütuse kaotamine. Süütuse kaotamine, tahad alustada või? Ma ei tea, see tundub jälle nii ilus lugu. Nagu ma ei tea, kas ma tahan, et see oleks enne või pärast. Et sinul oli hästi ilus lugu või? Ei, sinul! Okei. No okei, kuidas sa soovid? Ma võin esimesena, ma võin teisena, vahet ei ole. Okei, ma hakkan pihta. Et minu esimene inimene, kellega mina magasin, oli see tüdruk, keda ma armastasin ja kellega ma olin 3 aastat koos. Lõpet mina ei räägi pärast. Ja selles mõttes ma tean, hästi paljudel inimestel on see, et mingi koolipidu kuskil jumala mingisuguses Volvos kuskil on ju. Nagu, meil oli nagu selles mõttes see, et me olime koos olnud mingi 6 aega on ju. Me olime nii-öelda seksuaalses mõttes igasugu nagu muid asju teinud, aga me ei olnud reaalselt seksinud. Ja siis oligi nagu selline, et mina olin mega närvis, tema oli kogenud juba selles mõttes, aga mina olin nagu see mingi, mis toimub. Ja siis oli esimene, siit tuleb väga oluline õppetund ka kõigile kaasa, kes nagu ei ole veel kellegiga maganud, aga ma kohe jõuan selleni. Siis oli nagu... Oota, kas sa mainisid vanust ka või? Ma olin 18. Ma olin just saanud 18. Vaata, enne 18 me läksime kokku, peale 18 oli nagu esimene kord, kui me magasime koos. Ja siis oligi nagu see, et tegelikult nagu ma olin nii närvis, et esimene kord oli nagu selles mõttes esimene ring, ütleme niimoodi, oli nagu mega kiire. Ma ei tea, kui avalikult sa võib siin rääkida, aga minu arust nagu seal ei olnud isegi korralikku sellist nii-öelda... Sa sõnadega rääkida! Sooritusvormi ja sa oledki, sa oled lihtsalt nii närvis, vaata. Ja see on nagu nii loomulik. Selles mõttes, et miks ma seda räägin, ongi see, et võib-olla need, kellel ei ole olnud selliseid kogemusi varem, et nad saaks nagu teada, et see on täiega okei, vaata. Ja siis, kui see pinge oli maas, siis peale seda oli nagu selline nagu filmist selline ilus armatsemine ja kõik on ju... Kõigil oli tore, ma pööritan siin kõrvalt silmi. Kõigil oli mõnus, on ju. Aga siit tuleb... Nagu, et oleks mingi grupiga.
no okei, kahekesi. Ma just üritan seda mitte nii intiimsena kõlama panna, kui see tegelikult oli. Aga õppetund on selles, et kuna nagu selles mõttes ma nii-öelda kondoome kandsin kaasas juba, ma ei tea, mis klassist, siis need olid nagu, ma ei tea, mis aastast. Ja need ei kehtinud enam. Ja siis on nagu see, et te olete nagu, te olete õnnelikud, te olete higised, te olete teineteise kaisus, te olete, kallis, ma armastan sind ka, et see oli nii tore, see oli nii hea, on ju. Ja siis sa hakkad nagu kondoomi maha võtma ja sa vaatad, et alles on ainult see rõngas. Ja see on sellepärast, et sa oled nagu seljakotis kandnud mingi 4-5 aastat nagu kondoomi, vaata, see muidugi see on nagu ammu aegunud, vaata. Ja siis on nagu pärast esimest korda on nagu lahe sõita hommikul kohe mingisugust SOS pilli ostma. Ühesõnaga, et kui te kannate kondoome kaasas, vaadake, et see nagu kehtivusaeg oleks. Ja kui kedagi huvitab, siis SOS pillid on 15 €, üks pill! Ja. Paistab, et sul on kogemusi. Okei. Kuulame sinu esimese korra ka siis ära nagu. No põhimõtteliselt ma olin selle kutiga nagu paar nädalat väljas käinud. Ma tundsin teda muidu pikemalt, nagu ma olin sõbrandini. Ja oli üks pidu, kuhu ta mind nagu kaasa kutsus, nagu, et mul tutvuks tema sõpradega. Siis ma nagu ütlesingi emalt mingi, ma lähen nagu... Oota, vana sa olid? Oota, ma olen 16. Okay. Ja siis ma ütlesin emale, et ma lähen peole, et ma vist jään siin ööseks, ma ei tule nagu öösel koju, siis ta mingi, tahad, ma olen sulle kondoome kaasa, nagu lihtsalt lambist. Ma mingi, ei taha nagu see asja lõpeta ära, ma lähen peole, mitte mingi magama inimesega. Somehow, mu ema teadis, ma ei tea, kuidas nad seda teevad. Ja siis oligi, ma olin seal peol ja siis nagu me saime oma toa, kus nagu magada, ööbida. Ja siis see kutt hakkas nagu edasi liikuma ja siis ma olin mingi, või nagu ta ikkagi küsis, eks ju, et kas ma tahan, või nagu ta teadis, et see on esimene kord ja siis küsis, eks ju, et kas ma olen selleks valmis. Ja siis nagu, sa oled nii palju nüüd Ameerika filme olnud, eks me nagu vahet pole, eks ju, nagu teeme ära. Ma ei tea, nagu see, ma olin see hetk. See on tõeline romantika. Ongi see hetk, ma olin mingi, ma ei tea, mida iganes. Ja siis, aga see oli selles, et nagu ma vist tegelikult alateaduses ikkagi ei tahtnud. Ma ei tea, see oli see, et see käis kõik nii kiiresti, et ma ei teadnud enam, mida ma tahan. Just ma olin nagu okei, aga tegelikult ma ikkagi olin nii närvis, et see ei tulnud välja, see ei toiminud. Ja võib-olla sellepärast ka, et ma tegelikult ei olnud nii huvitatud sellest kutist. Ja siis see nagu esimene kord see ei toiminud, see ei tulnud välja. Ja siis järgmine hommik oligi nagu tema poolt väga siuke minimaalne suhtlus, põhimõtteliselt nagu ignoreeris mind ja siis lihtsalt pärast kirjutab Messengeris. Ma arvan, et sellest ei tule mitte midagi välja. Ja siis et nagu lõpetas kõik ära. Ja ma olin mingi, okei. Ja siis pärast seda mul tekkis ju selline nagu hirm selle ees. Selle vahekorras, sest ma kartsingi, et nagu... Ja staad midagi öelda. Ei, räägi lõpuni. Nagu ma hakkasin seda nii väga kartma. Enne mul ei olnud mingeid nagu ootusi. Ma mõtlesin, et nagu see on mingi loomulik asi. Aga siis mul tekkis selline blok, et ma hakkasin reaalselt kartma. Ja siis järgmine kord oligi, et ma ei tahtnud enam, et selle inimesega oleks kaua koos olnud, sest ma kartsin, et pärast on see, et sa oledki nagu täiesti ära armunud, teil on mingi ülipikk suhe ja siis tuleb see vahekord ja see ei tule välja ja siis ta jätab mu ka maha. Ja siis mul oli sellest nii suur hirm, et ma tahtsin, et see inimene oleks nagu enam-vähem ka, et ma oligi järgmine inimene ka, ma olen paar nädalat väljas käinud suht nagu algusfaasis ja siis ma olin 17, see oli nagu mingi pool aastat hiljem või siis ma olin 17 ja siis see nagu juhtus ja oli ära, aga selle inimese vajus ka see asi ära. No vaat see ongi nagu see põhjus, et nagu miks me seda räägime on nagu mitte sellepärast, et ma tahan, et lugu minu esimesest nagu vahekorrast oleks kuskil internetis või mitte sellepärast, et mingi ajakirjanik saaks sellega nii-öelda väikse tšing-tšinga artikli panna. Ma väga loodan, et seda juhtus, sest nagu... Selles mõttes nagu nii nad otsivad sellist asja. Aga nagu seepärast ma tegelikult täiega kardan nendest teemadest siin rääkida, et ma ei taha, et nagu mind hakataks niimoodi reklaamima. No ajakirjandus nagu nii kasutab ära selle nagu. Lihtsalt nagu ma tahan jagada selleks, et inimesed nagu, kellel on sarnased olukorrad olnud või kellel nagu juhtum, nad teavad, et nad ei ole üksi, see on täiesti tavaline, nagu meil juhtub ka. Ja just tahtsingi sinna jõuda, et see põhjus, miks me jagame, on see, et kui näiteks keegi, kellel ei ole kunagi olnud vahekorda, et sa ei pea seda mingi lihtsalt, et ma pean selle linnukese kirja saama või midagi, et ära kiirusta, ära nagu selles mõttes, et see esimene kord on selles mõttes nagu oluline, et ta annab sulle, kas see on nagu nii piinlik, ebameeldiv, mingisugune, sa tegelikult väga nagu isegi ei tahtnud, aga sa tahtsid mingisugune, et sul ei oleks enam seda pinget, et ma olen süütu või midagi, on ju. Ja siis sa saad negatiivse emotsiooni kogu ülejäänud eluks.
näiteks ma tean tüdrukuid, kellele ei meeldi suuseks, sellepärast et esimene kord oli nagu nii piinlik või nii ebameeldiv või niimoodi. Ja nagu nad nagu selles mõttes on nagu, noh, mitte nagu teha, vaid saada, vaata. Okay. Ja neil on elu lõpuni sellega nagu pinged või mingisugused asjad, et selles mõttes ärge kiirustage, ärge rikkuge enda jaoks asja ära, vaata. Ja noh, ongi, et isegi kui mõni ajakirjanik on mingi, et oh jess, et ma saan uue diivani liisingusse võtta, et ma teen sellest artikli, mis me täna siin räägime, on ju, siis nagu, noh, selles mõttes vahet ei ole. Me saame vähemalt nagu kellegini viia mingi hea sõnumi. Et keegi võib-olla kunagi on nagu tänu sellele õnnelikuma voodieluga, õnnelikuma suhetega ja nagu selles mõttes see on täiega väärt seda. Ja ma tahan neidudele öelda. Esimene kord minu jaoks isiklikult oli väga valus. Ma olen nii paljude sõpradega rääkinud, kõik on mingi, mul ei ole mitte midagi. Ma olen mingi, miks? Ma tunnen nagu ma sajugi inimene, kellel oli nii valus ja see oli nagu pikalt. Nagu öeldaks, vaata, et sa teed rohkem, mis sul peaks nagu parajaks minna. Mul oli väga pikalt valus. Kusjuures näiteks Epp Kärsing käis nii-öelda Eesti seksuaalhariduse edendaja koolitaja, käis mul just nagu Raadio 2 külas ja tema ütles näiteks seda, et kui kaua peab mees naise sisse nagu sisenema selleks, et see oleks naisele nauditav. Minut aega. Millimeeter haaval, minut aega. Enamus Eesti mehed on niimoodi nagu tere, siin ma olen! Et nagu selles mõttes ongi aga inimesed, kes on nagu vähe kogenud, neil ei ole aega olla nagu hoolitsevad, armatsevad, nad on lihtsalt nagu, nad on nii närvis nagu ja siis tulebki nagu mingi ebameeldiv kogemus, vaata. Siis on üks vaataja küsinud, et kas seks on suhtes oluline? Sõnadega. Ja on küll. Ma hakkasin noogutama et inimesed, kes võib-olla pildiga ei vaata. Selles mõttes on ju inimesi, kes on aseksuaalsed ja on suhtes. Et on nagu paarid, kes on suhtes ja nad ei soovigi seksida. See on nagu selles mõttes seks ei ole nagu selles mõttes vajalik suhte toimimiseks. Ja ütleme niimoodi, et kui te olete seksuaalsed inimesed, kui teid huvitab seks, kui te ei ole aseksuaalsed, siis see on oluline. Ma arvan sama, sest nagu su partner on ju ainuke inimene, kes saab su vajadusi sel moel rahuldada, nagu kui teil ei ole just avatud suhe, sest nagu sa ei saa mitte kellegi teise juurde minna. Seega nagu, jaa. Nagu ma olen olnud, mitte nagu suhtes, aga nagu siuke nagu teema neiuga, kellega meil oli täiesti nagu klappimatu, vaata selline nagu, noh, selles mõttes tema nagu praktiliselt ei olnudki nagu seksist huvitatud. Nagu tihtipeale inimesed, kellel on mingi esimene kord on hästi vara olnud, et temal, ma arvan, oligi nagu see, et temal see esimene suhe oli selline olnud, kus nagu kutt oli kogu aeg nagu peale käinud, vaata, et noh, davai nagu magame ja seksime ja see on nagu, mis mõttes me ei tee seda, et mis me oleme koos ju, vaata. Ja siis tal oligi sellest nagu nii negatiivne assotsiatsioon, et ta ei tahtnud seda ja see on nagu selles mõttes, kui sa oled seksuaalne inimene, siis jah, see on nagu võrdlemisi selline asendamatu osa. Et see on ikkagi, see ei ole ainus asi, see ei ole nagu, kui sul on hea seks ja seks klapib, see ei tähenda, et te olete hea suhe koos, mitte ühestki otsast. Aga selles mõttes, kui te tahate koos olla, siis see on ikkagi nagu asi, millele tähelepanu pöörata. Kindlasti. Kas flirt on petmine? Kas flirt või? Jah. Ma lasen sulle esimesena, ma muidu latran kogu aeg. See oleneb nüüd nagu kui palju ja kui intensiivne. Ma olen tunne, et see oleneb inimesest, sest ma tean, et osad inimesed on väga armukaded ja nemad ei laseks sellel kunagi juhtuda. Mina isiklikult ei ole eriti armukade inimene ja minu arvates see ei ole. Sest et nagu, see oleneb muidugi mis piirini. See ongi need, kui sa nagu igapäevaselt kogu aeg chatid kõigi teiste neidudega, kommenteerid Instagrami pilte päris elus, siis see nagu läheb juba imelikuks. Aga kui see on nagu mingi vahel harva, mingi väike nagu flirt, ma ei tea, minu arust see ei ole. Mul endal küll vahel juhtub, ma ei nimetaks, sest mul ei ole kunagi päriselt huvi. See on rohkem nagu meelelootus. Ja, vaata, see oli minu arust nagu oluline asi, mis sa siin lõpus ütlesid, et see on nagu see, et kas ma flirdin sellepärast, et see on nagu lihtsalt selline sotsiaalne nagu situatsioon või mul on nagu reaalne huvi. Et vaat siis on nagu see, et kui ma nagu näen, et ma näiteks minu nagu tüdruk, kellega ma olin koos, ta nagu tegi vahel seda, et ta läksime rattamatkale, siis ta lasi installeerida selle nagu, või külge panna selle pakiraami, on ju. Ja seal oli nagu nii arg, siuke tagasihoidlik poiss oli see, kes seda nagu paigaldas või sellega tegeles. Ja siis ta natuke flirtis temaga, et tema nagu enesehinnangut tõsta või kuidagi nagu lihtsalt, ma ei tea. Ja minus ei tekitab mitte mingit kadedust see, on ju. Aga kui sa näed, et sa oled inimesega koos
ja tema nagu mõtted on nagu selles mõttes kus kellegi teise Laiali, juures või midagi sellist, et siis see nagu hakkab sulle nagu ikkagi nagu haiget tegema, vaata. Nõustun täiega. Ja teine asi, mida võib öelda, on nagu see, et minu arust nagu, mis sa ütlesid, cheatimine või petmine, just. Ma ei ole midagi. Ei, ma ise mõtlesin nagu, et see eestikeelne sõna oli. Et petmine on minu arust selline asi, mille te peate omavahel, on mingid üldiselt nagu, et okei, suudlemine, seks on ju, sellised asjad on nagu petmine. Et aga on ka nagu paare, kes nagu lepivad kokku, et petmine algab siit maalt. Näiteks, et suudlemine on okei. Nagu ma tean selliseid paare. Selliseid paarid tihtipeale ei kesta väga kaua, aga nagu selles mõttes see on ikkagi nagu teie omavahel nagu paika panna. Siis küsimus, millele ma loodan, et sa oskad vastata. Kuidas luua kaua kestvasse suhtesse värskust? Sest minu arust nagu see 3 aastat, see on siuke nagu pikk suhe. Minul ei ole nii pika suhte kogemust, seega ma ei tea palju ma siin kaasa oskan rääkida. No oleme ausad, nagu 3 aastat ei ole ka nagu nii, et aga kuidas luua värskust? Mitte, et see nagu ma lihtsalt eeldan, kui ma kunagi peaksin selles faasis olema, ongi lihtsalt see, et te peate endale aega võtma, et 2 aega veeta, sest kui võib-olla ongi see, et sa oled abielus, sul on juba lapsed ja kõik võtta muud kohustused, see, et te lähete 2 välja, renditegi mingi Airbnb hotelli, mis iganes välja sõid ja et saaksite seda nagu intiimsust taastada ja elus hoida. Ma just tahtsin sinna jõuda, et vaata see, millest me oleme nii mitu korda rääkinud, see, et sul on näiteks 1 päev nädalas, mis ongi kohtingupäev. Et selles mõttes, et ei nagu ei vaju ära sinna, et me tuleme iga päev koju, me lihtsalt nagu teeme süüa, lähme magama, lähme hommikul tööle, nagu seal ongi nagu see, et mis ma lihtsalt, see inimene, kellega ma lihtsalt jagan korteri kulusid, on ju. Et te käite väljas, et te teete koos nagu värskeid asju ja te nagu võtate selleks aega, see peab olema prioriteet teie mõlema jaoks. Ja pingutad võib-olla iga päeva elus, sul on võimalik ka ju mingeid väikseid asju teha, jätad mingi kirjakese või tood lilli või nagu selliseid asju. Ja, et näiteks, ma ei mäleta, kes oli mingi suhtekoolitav, tema ütles, et temal on kalendris sees nagu aeg naisele, nagu tee mingisugune žest naisele, ta ütles, et see on ideaalis, nagu ta teeb ka spontaanselt, aga sul on nagu, et ta ütles, et see kõlab mitte romantiliselt, aga nagu sa pead nagu vabastama aega või planeerima aega oma nagu suhte eest hoolitsemisele ja sellega nii-öelda, ja nagu teine asi ka ongi, et minge välja, rääkige oma vahel, sest meil tekib nagu see, et okei, ma olen inimesed 3 aastat koos, me teame kõike teineteisest, vaata. Ja siis ongi näiteks, mis me tegelikult oleme nagu arutanud selle neiuga, kellega me 3 aastat koos olime, et mis meil tihtipeale hakkas nagu juhtuma, kui me teineteise pool käisime, oli see, et me tegime süüa, me vaatasime koos nii-öelda, tollal ei olnud Netflixi veel või oli siis mitte Eestis, on ju, vaatasime nii-öelda nagu Netflixi, on ju, tegime jälle süüa, on ju, ja selles mõttes, kui oli nagu vaba päev ja ei pidanud mingi koolis või tööl käima ja see hakkab sind niimoodi sööma. See hakkab nagu, sa oled nagu mingid, et mulle ei meeldi, see on nagu igav, on ju, aga sa pead ütlema jah, et me oleme mõlemad nagu aru saanud, et nagu ükskõik, kas me oleme et me ei ole nagu koos, vaata, aga et isegi kui me oleme tulevikus kellegi teisega koos, et sa pead ütlema jah, et nagu ka inimesena, aga ka paarina nagu lihtsalt nagu ütlema jah mingitele võimalustele, et lähme välja, kutsume need sõbrad välja, nagu toome seda värskust, vaata, lähme koos tantsutrenni, vaata, mis iganes, aga see peab olema nagu reaalselt, et me otsime tegevusi ja huvisid koos. Ja see ei ole nagu see, et mingid, meil ei ole, järelikult me ei olegi paar, me ei olegi loodud koos olema, vaid te ei ole võtnud aega selleks. Nii, nüüd mul on need põhiliselt 10 küsimust välja öeldud. Siis küsiti meie arvamust eri suhte tüüpide kohta või nii. No nii. Esimene on siis avatud suhe. Mõtteid? Ole nii lahke alusta. Ma ei tea, mina ei kujuta ette, kuidas selline asi toimima peaks. Nagu kindlasti võib-olla ongi mõned inimesed, kellele see sobib, aga ma tunnen, et mulle isiklikult see ei istuks. Ma olen olnud milleski sarnases kuskil nagu mõnda aega, aga see töötas ainult selle pärast, et minu jaoks tüdruk oli lihtsalt nagu ülilähedane sõber, kellega, kes nagu oligi, sa olid nii lähedased sõbrad, et teie jaoks oli ka loomulik koos magada. Ja neile ka nagu sobis see ja sellepärast, aga siis nagu lõpuks ikkagi lagunes ära, sellepärast, et see ei kestnud üldse kaua. Nagu teil või neil oma vahel? Mina olin lihtsalt nagu, et kuule, et ma nagu astun siit välja, vaata, et ma nägin, et see asi hakkab nagu lõhkuma seda.
See oli veider periood. Aga nagu ma tean, et on olemas üks paar, kes on juba nagu mingi 5-7 aastat niimoodi koos, väga õnnelikult on ju, et nad elavad koos, aga nad käivad ka teiste inimestega väljas, võivad ka nagu magada teiste inimestega, aga ma arvan, et see nõuab väga kindlat sorti inimesi, see nõuab inimesi, kes on väga kindlad nende suhtes. Enamus inimesi on ikkagi nagu teatavate ebakindlustega ja oleme ausad, nagu ilmselt 99% paaridest ei saaks sellega hakkama, nad võivad seda proovida, keegi saab haiget, nad võib-olla lähevad lahku, aga selles mõttes see ei ole võimatu. Ei, ma ei mõista kindlasti hukka, minu arust see on nagu kindlasti võimalus, aga minule isiklikult meeldib ikkagi ühele inimesele pühenduda ja mina ei tahaks seda. Ma olen nõus. Siis kaugsuhe. Minu jaoks taaskord täielik ei, nagu ma tean, et see võimalus ja vahel sul ei jää mitte midagi muud üle, aga ma tunnen, et see oleks minu enda jaoks liiga kurnav. Nagu näiteks oletama, et kui ma lähen USA-sse ülikooli ja mul jääks kaaslane siia ja ma peaksin 3 aastat seal ootama, see oleks minu jaoks liiga pikk aeg. Ma tunnen, et see nagu reaalselt lihtsalt sööks mind vaimselt ja piinaks rohkem, et see lõpuks ei oleks seda väärt. Seega võib-olla lühem periood tõesti, aga nagu pigem ei, ma lihtsalt teeks ükskõik mida, et seda vältida. Minul oli nagu selles mõttes kaugsuhte kogemus, ma käisin kaitseväes, vaata. Ja kus juures ongi nagu see, et teataval määral te ikkagi kasvate nagu lahku. Aga jah, ta on raske ja eriti kuna mina olin tol hetkel meie suhtes hästi ebakindel, siis sa oled nagu hästi armukade, kus sa käisid, mis sa teed, mis on nagu asi, millest nagu, ma nüüdseks olen nagu aru saanud, üle saanud, on ju, aga selles mõttes, et see on nagu see põhjus, miks minu teine suhe lahku läks, oligi nagu see, et inimene nii kartis mind kaotada, et ta oli nii ebakindel, nii kahtlustav, nii nagu kartev, et ma ei kannatanud seda välja ja põhimõtteliselt on nagu see, et ta kaotas mu selle pärast, et ta kartis mind kaotada. Saad aru? Et selles mõttes see kaugsuhe on selline, kui te tõesti armastate teineteist, nagu muidugi te ootate ära, kui inimene kuskil kaitseväes või midagi. Aga see ongi kaugsuhe on selles mõttes nagu hea test, et kas, kui väga te teineteist nagu tahate. Ma tean, et nagu teismelistel on väga tihti see vahetusaasta, et üks kaaslastest läheb. Aga enamasti need suhted üldiselt ära. See, ma ühte paari tean, kes elas seal üle, on koos ja kolis kokku, mis on nagu ülilahe minu meelest. Aga see on ikka väga keeruline. Jaa, absoluutselt. Siis viimane küsiti samasooliste suhted. Minu arust on nagu hästi tavaline. See on nagu täiesti normaalne asi. Jaa, nagu go for it. Eesti keeles peame rääkima õige, aga minu arust seal ei ole nagu mitte mingit vahet. Ei, nagu... ma tean, et nagu ma mäletan, et minul endal oli, kuna mina jäin oma esimesest suhtest ilma, sest mu tüdruk tahtis olla teise tüdrukuga, vaata. Ma olen sellest siin rääkinud ka, on ju. Siis mul oli mingi aeg oli niimoodi, et nagu, kuradi lesbid, et võtsid mu tüdruku ära, vaata. Aga nagu tegelikult, selles mõttes, et see on nagu, selles ei ole mitte midagi, nagu minu arust seal ei ole mitte mingit vahet, nagu kas on nagu samasooliste, erisooliste suhe. Nõustun. Nüüd on boonusküsimused, mis nagu, ma ei tea, need ei sobid siia kategooriatesse kuhugi. Siis üks küsiti konkreetselt minu käest, et kas mina olen kedagi välja kutsunud, sest ma olen nii-öelda neiu. Ja kusjuures nii eelmine suhe kui ka praegune suhe, mõlemal korral oli mina see, kes alustas vestlust ja kutsus inimese välja. Seega minu arvates see on täiesti normaalne asi, mida teha. Ja ma tunnen, et see töötab paremini, sest et sa saad ise valida. See ongi see, et nagu kõik korrad, kui nagu Quint on ise minule nagu lähenenud, siis ma olen nagu okei, ma annan talle võimaluse, aga siis alati paari kuu jooksul vajub ära, sest ma olen nagu, mul ikka ei ole tundeid. Aga kui mina olen nagu välja valinud ja pingutan selle asja nimel, siis ma olen endas nii kindel, et mina tahan seda. Ja siis mul ikka tunded ära, ma olen nagu 100% seal sees. Seega minu arust see nii palju parem nagu... Plus minu arust meestele meeldib see, kui naine nagu enesekindel ja suudab välja kutsuda. Absoluutselt, 100%. Mis asi, nagu millest mina nagu, ma räägin, ma hästi palju naissoost sõpru, mille vastu mina olen alati nagu mingid, lõpetage ära, on nagu see, et nad tulevad mingid, et see, mulle meeldib see kutt, on ju, aga et ma ei kirjuta talle mitte mingil juhul, et ta peab ise kutsuma. Siis ma olen nagu, mis asja? Jaa, sama. Nagu, kuidas sa elus veel saad asju, mida sa tahad, kui sa ise ei lähe ja ei võta nagu. Täpselt, mul on see nagu ellusuhtumine. Ongi. Ja et kui sa nagu oled, ainult mind nagu kutt võib kutsuda, mina ei kutsu, on ju, Tinderis, nagu kutt võib mulle kirjutada, mina ise ei kirjuta. Kuidas on nagu, siis on nagu, sina saad selle, mis iganes elu sulle pakub.
nagu mingeid, noh, mis üle jääb, Jaa. vaata. Aga vahel on nagu see, et kuule, mina tahan seda asja, vaata. Et nagu, kui ma lähen restorani ja ütlen, et ma tahan Big Maci, aga ütlen, et andke mulle nagu suvaline burger, jumal teab, mille ma saan. Jaa. Imelik võrdlus, aga nagu selles mõttes, ma arvan ka, nagu tüdrukud täiega, kui teil on nagu, pluss minu arust see on nii tegija nagu move. Tegija nagu selline, ma olen alati nagu, mul on muljet avaldatud nagu sellist, näiteks kui inimesed paneb mulle mingi Tinderis mingi super like'i on ju, siis mulle nagu tihtipeale inimene isegi nagu ei ole nagu, noh, selles mõttes ma ei näe, ma ei taha sealt mingisugust suhet, mida kokku saada, aga ma võtan vastu, ma ütlen lihtsalt nagu, et nagu täiega tubli, nagu, et ma olen nagu muljet avaldatud, et nagu see on väga atraktiivne, kuidas sa nagu julged, vaata, et nagu lihtsalt teha see kompliment ära. See on üliäle. Nii, teine küsimus. Nagu see on, mina juba tean seda küsimust, aga nüüd ma tahan sinu reaktsiooni. Mis asja? Okei, noh. Jälgijatest küsis, et kas me oleme mõelnud koos olla, sest arvan, et me sobiksime. Meie oma vahel või? Kas ma olen mõelnud? Olen ikka mõelnud. Et nagu, kusjuures minul on nagu, sest et mina käin ringi näiteks niimoodi, et ma ei tea, võib-olla see on see, et ma nagu otsin suhet juba nagu mingisugune aasta-poolteist, aga mul on niimoodi, ma saan mingi tüdrukuga kokku, ma olen nii, et huvitav, nagu tere. Mina vallalisena, reaalselt, ma mõtlen kõik meessoostikud, ükskõik mis vanus, ma olen lihtsalt appi, see nii väsitab. Sellepärast ma tahangi suhtes olla, et ma ei peaks mõtlema selle. Okei, mind see nagu ei väsita, aga mina ka iga kord mõtlen läbi nii, et mul on imelik juba, ma mõtlen kõiki. Nagu, enam-vähem nagu selles mõttes, et nagu kui ma vaatan, et lihtsalt nagu atraktiivne tüdruk, nagu me ei pruugi üldse nagu, meil ei pruugi mingit teemat olla, me ei pruugi olla üldse kuidagi nagu veel mingi seotud isegi, nagu meil ei ole mingisugust ühist nagu sotsiaalset mingit pidepunkti. Sa lihtsalt kaalud seda. Jaa, ma lihtsalt on nagu, et huvitav, kuidas me suhtes võiks olla, vaata. Selles mõttes kindlasti. Et aga ma ei tea. Ma arvan, et me ei saaks hakkama koos. Ma arvan ka. Me ei saaks nagu, sa oled nii energiline. Ja nagu... Fun fact, ma olen suhtes nagu minust täiesti teine inimene. Nagu ma olen nii rahulik. Usun ma jee, okei. Reaalselt küsi ükskõik mis kutilt. Nagu pärast... Ükskõik mis kutilt on ju, ükskõik mis kutilt. Sorry, vale sõnastus inimesest, kellega ma olen koos olnud. Jah. Ei nagu, ma ei tea, minu arust see on lihtsalt see, et nad on nagu minu puhkus. Kui ma saan kokku, siis on see, et ma ütlen kõik tööasjad eemale ja ma olen nagu üli chill ja ma ei jaksa nagu... kuidagi mingid karakterid veel, ma ei tea, see on see, et sõpradega me tavaliselt teeme mingeid üliekstreemseid asju ja see kuidagi ma olen kogu aeg, pluss nad teevad mind, ma ei tea, kuidagi tuleb see emotsioon välja, aga kutiga on see, et see on nagu rahulik, romantilised, mingi jaa, see on mingi filme peal hullud. Ma ei tea. Võib-olla tõesti nagu, kusjuures ma tean, kui sa praegu ütlesid, ma tean ka nagu ühte naist, kes on nagu tööl on selline nagu dominant, jõuline, teab, mis ta teeb ja siis ta on nagu kodus, siis ta on nagu selline, et noh, et nüüd ma olen nagu printsess, nüüd ma nagu reaalselt, sest mu kutt ütleski, et ta sõbrad on nagu küsinud, et kas ma olen päris eos samasugune nagu videotes, siis ta oli mingi et on nagu päris eos täiega teine. Ma olin alguses nii solvunud, nagu, mis mõttes, ma olen teistsugune, et ma ei pane ju nagu YouTube'i midagi muud välja, et see on ikkagi mina, aga siis ma hakkasin pärast ise nagu mõtlema. Ma sain aru, et tegelikult tema koos olles ma olen nii palju nagu rahulikum versioon minust. 100%. See on imelik. Ei, ma arvan, see ei ole imelik. Ma arvan, see on väga loomulik, see on nagu kodus. See ongi minu nagu see downtime, ma ei tea, mis eesti keeles nagu see chill aeg, puhkeaeg, puhkerežiim. Täpselt. Vot, aga see oli hea küsimus. Aitäh, kes iganes küsis. Aga ma arvan, nüüd võib küll otsad kokku tõmmata, sest me oleme reaalselt mingi igast erinevast teemast jõudnud rääkida. Ja ma ootan huviga teie tagasisidet, et kas see episood aitas kedagi või kas te saite midagi uut teada? Ja ma saan aru, et me ei jõudnud isegi nagu mingisugust, me ei jõudnud isegi pooli nagu kõigist nendest, mis esitati. Neid küsimusi oli nii palju. Ja aitäh kõigile, kes esitasid. Et kui teil on huvi, et me samal teemal teeksime veel Q&A, siis andke teada. Ja, me mitte homme, mitte järgmine episood, mitte ülejärgmine, aga mingi hetk. Tulevikus. Absoluutselt. Ja ühtlasi nagu ka need teemad, et mis teemadel veel võiks teha seda küsimuste ja vastuste nagu videot. Absoluutselt. Ja ärge unustage meid ka Instagramis jälgida, et Chilli, et te saate seal neid küsimusi esitada ja jälgige meid ükskõik mis platvormis. Absoluutselt, kus te kuulate, vaatate. Ja YouTube'is subscribe'ige, likeige, kommenteerige ning näeme järgmisel esmaspäeval. Suur aitäh teile, nägemi! Ciao!